ligi 3 nädala pärast 6.–9. juunil on Euroopa Parlamendi valimised ja me oleme väga tänulikud, et meil on siia tulnud ette 7 meist kogenumat, vanemat ja targemat inimest, kes oskavad võib-olla noortele anda mingisuguse aimduse, mis on praegu Euroopa olevik ja mis võiks olla tulevik. Ja meil on suur rõõm siin tervitada järgnevaid esinejaid. Ja, et meil on siis kandidaadid Euroopa Parlamenti 7 erinevast erakonnast. Alustame siit kohe minu vasakult, et meil on Eesti 200 erakonnast Hendrik Terras. Seejärel sotsiaaldemokraatide esindaja Natali Mets. Reformierakonda esindab täna Hannah Lahe. Parempoolsete erakonnast on meil täna siin Annela Anger. Seejärel Isamaa erakonnast on meil siin Urve Palo. Keskerakonda esindab täna Monika Haukanõmm. Ning Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast on meil täna siin Anti Poolamets. Ühesõnaga ees ootab 1,5 tundi pingsat debatti ja olgu kohe ära öeldud, et me teeme umbes 12.45 10-minutilise pausi, et õpilased, kes peavad minema järgmisesse tundi, saaks saalist siis lahkuda ja siis uued peale tulla ja väike hingamisvetsupaus, kellel vaja. Seejärel alustaks siis tutvumisvooruga, et sooviksime kuulda siis igalt esindajalt, hakkame järjest pihta Eesti 200-st, et kes te täpsemalt olete ning mille pärast üldse Euroopa Parlamenti kandideerite. Just, ja miks te peaks ka sinna saama? Tere kõigile, nimelen tutvustasin juba ära, Hendrik Terras, praegu olen siis Riigikogu liige, põhiseaduskomisjoni esimees ja Euroopa Parlamenti kandideerimise eel ma pidasin pikalt nõu, et kas seda tasuks teha kõigi muude väljakutsete kõrval, mis praegu mul ka isiklikus elus on, et mul on varsti laps tulemas. Aga me otsustasime siis koos abikaasaga, et noorte esindatus Euroopas on ääretult madal. Kui vaadata praegust koosseisu, siis on seal 6 saadikut, kes on alla 30-aastased ja see keskmine vanus on seal 55 kanti. Ja ma usun väga täiesüdamlikult sellesse, et kõige paremad otsused sünnivad koostöös, ka ealises lahknevuses ja ka poliitilises vaadete lahknevuses, et kuskil keskel kokku tulla, siis leitakse üldiselt parim lahendus ja praegu ongi mu tunne see, et vaadates, kuidas eelmine komisjon võttis eesmärgiks siis rohepöörde elluviimise, aga sõja tõttu see jäi natuke tagaplaanile, et samas see on küsimus, millega me peame edasi liikuma, sest et planeet kogu aeg soojeneb, et siuksed vaated, mis on noortele olulised, peavad olema ka võrdselt seal esindatud ja siis nende koostöös, et sellega arvestatakse, mitte küll täielikult, et ma ei arva seda, et ainult noored peaksid üksi otsustama, vaid et koostöös sünnivad kõige paremad otsused, mis Euroopa Liidul olla saaksid. Ja seetõttu otsustasin kandideerida. Aitäh! Aitäh! Liigume sõnajärjega siis järjest ridamööda edasi ja palume Natali Mets. Ja tere, mina olen Natali Mets, töötan Tallinna öölinnapeana juba 2,5 aastat ja siis öölinnapea või öölunõunik ei ole midagi originaalset Tallinnale, seda rolli on rohkem kui 80 linnas. See inimene siis vastutab kõige selle eest, mis toimub linnas 7 õhtul 7 hommikul. Ööbussid on midagi, mis on minu projekt olnud, aga minu taust on kultuurikorraldus ja muusikakorraldus, olen Ida Raadio üks kaasasutajatest, seega alternatiivkultuur, kogukond on minu jaoks väga olulised teemad, olen ka MTÜ Päevad ja ööd üks kaasasutajatest, see on siis MTÜ, kes võitleb menstruatsioonist tingitud vaesuse vastu, ka Kaagis peaksid olema nüüd minu teada menstruatsioonitooted tasuta, see on siis see on küll Tallinna linna poolt, aga siis selle MTÜ-ga me tegeleme üle Eesti selle teemaga. Mis puudutab poliitikat ja Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimist, siis üks põhjustest, miks mina
3,5 aastat tagasi poliitikasse noore naisena otsustasin astuda, on see põhjus, et noori ja naisi on poliitikas väga vähe. Otsuseid teevad üldiselt väga sarnase profiiliga inimesed, aga ühiskond on palju mitmekesisem. Ja ma loodan, et see, et mina olen otsustanud sellise sammu teha, on inspireeriv ka teistele, võib-olla minu vanustele või noorematele, nii poistele kui tüdrukutele, meestele ja naistele, sest see on oluline, keegi neid otsuseid teeb, oluline on selles kaasa rääkida. Mis Euroopa Parlamenti puudutab, siis nii mina kui sotsiaaldemokraadid leiame, et üks olulisemaid teemasid, mis järgmise koosseisu ees seisab, on rohepoliitikad, keskkonnapoliitikad ja roheleppe ambitsiooni hoidmine ja selle elluviimine. Samuti minu jaoks on väga olulised võrdsuspoliitikad, palgalõhe sulgemine ja otse loomulikult ka julgeolek ja majandus. Me täname, aitäh! Jah, liigume edasi, Hanna Lahe. Tere kõigile, aitäh kutsumast, mina olen Hanna. Natukene minu taustast ka. Tulin poliitikasse kusagil 3-4 aastat tagasi nüüd ja peamiseks põhjuseks oli ka see, et kui mina ise olin noorem, kui ma olin teie vanune, siis ma sain käia valimas, aga ma mitte kunagi ei läinud, sest ma ei leidnud ühtegi kandidaati, kellega ma suudaks suhestuda. Tavaliselt olid sellise profiiliga inimesed, nagu Natali siin enne kirjeldas, räägiti tähtsatest teemadest, rahandus, välispoliitika, julgeolek, mis kõik tõesti on tähtsad, aga mina nendega ei suhestunud, et ma arvan, noorte jaoks on eeskujud väga olulised ja seetõttu ka esindatus erinevates siis kogudes, et me väga tihti räägime sellest, kuidas ühiskonna läbilõige peaks kajastuma justkui siis kas Riigikogus või kohalikus omavalitsuses või ka Europarlamendis, aga kui me vaatame numbreid, millele ka Hendrik viitas, siis tegelikult see nii ei ole. Riigikogu näitel meil on alla 30-aastaseid inimesi 2, Europarlamendis 6 ja Europarlamendis on siis 705 liiget, et see on 0,midagi%, nii et minu arvates see olukord peaks ikkagi olema palju-palju teistsugusem, et päriselt ka kõikide hääled kõlaksid, aga Euroopa Parlamendis on minu sellised 3 põhiprioriteeti. Esiteks Ukraina võit, teiseks roheleppe õiglane ja kaasav elluviimine. Kui me vaatame täna, siis selle roheleppega ei ole rahul ei kliimaaktivistid ega põllumehed, on streigid, väga palju asju on läinud nii, nagu võib-olla poleks pidanud minema, aga ma arvan, et julgeoleku ja rohepöörde kokkusidumine on omavahel, see on lihtsalt äärmiselt oluline, et ei ole nii, et üks teema välistab teist, vaid nendega peab tegelema paralleelselt, et see, kui hästi me kliimakriisile suudame vastu seista, seda leevendada, sellega kohaneda, see on samamoodi julgeoleku küsimus ja 3. prioriteet ongi siis noorte hääle ja õiguste eest seismine, samamoodi ka inimõiguste eest seismine, mis on minu jaoks ka väga oluline. Jah, aitäh selle tutvustuse eest ja Anne Langer saab jätkata. Ja mina olen Anne Langer-Kraavi ja aitäh ka kutsumast, väga meeldiv olla noorte inimestega. Mina olen õpetaja, küll mitte gümnaasiumiõpetaja, aga ülikooli õpetaja, olen siis kliimamuutuste poliitika professor praegu siis Tartu Ülikoolis külalisprofessorina, aga põhitööaega Cambridge'i ülikoolis, nii et kui kedagi huvitab, kuidas Cambridge'i saada, palun. Saame sellest rääkida, see ei ole võimatu, eestlasi on 20-30 alati Cambridge'is, mis on Eesti rahvaarvu kohta on väga-väga tubli. Nii et müts maha, tublid olete. Ja tulge aga. Aga Euroopa Parlamenti, miks mina siis otsustasin, et mina arvan, tegelikult teadlane võib-olla ei peaks parlamendis olema, aga seda teaduspõhisust otsuste tegemisest, eriti kliimapoliitikas on väga vähe. Et teadus on kõik olemas, teadlased teevad kõvasti tööd, artiklid esitavad teadusajakirjadesse, aga teaduspõhisust on väga vähe. Ja sellepärast ka mina kandideerin, minu jaoks on 3 põhiasja see, et Eesti kliimapoliitika ja majanduspoliitika käiksid ühte jalga ja ka me Euroopas suudaksime enda eest seista, et see, mis sealt poolt tuleb, ei hävitaks meie majandust, sest te kõik tahate hästi elada kliimakindlas ja hästi arenenud majanduses. Teiseks on minu jaoks hästi oluline teadus ja teaduse teemad. Eesti paraku, kui olla väljapool Eestit, siis Eestit ei peeta tugevaks teadusmaaks, nii et seda tuleb kindlasti muuta. Meil on väga palju, mida me saaksime teha, näiteks oma toorainete väärindamisel. Ka seal me ei ole väga edukad olnud Euroopas tagantpoolt, viime lihtsalt toorainet välja, aga ise suurt midagi sellega ei tee.
et see on minu jaoks väga oluline, ka väga oluline teema. Ja muidugi see, et nagu kõigil meil on üks ja sama teema, et see julgeoleku teema, ja ma ka arvan, et julgeolekupoliitika ei saa lahutada kliimapoliitikast, sest kui meil maapiirkonnad tühjaks jäävad, siis ei ole seal silmi, kes näevad liikumist, ei saa mobiliseerida, nii et kliimapoliitika ei tohi kahjustada ääremaade majandust, aga me räägime sellest kindlasti rohkem. Aitäh! Aitäh! Aitäh, tervist, mina olen Urve Parispalu. Suur rõõm on täna siin olla ja ma olen täiesti närvis. Ma mõtlesin, miks ma olen. Igasugused debatti on juba selja taga, rääkimata arvukatest otse-eetritest ERR-is ja debattidest. Ja ma tean küll, miks, sest oma tütar kuulab. Ja see vastutus on kõige suurem, kui ta pärast ütleb, et kuule, ema, sa ei saanud hakkama. Rääkimata, et siin on ka palju peresõprade lapsi, nii et väga vastutusrikas esinemine minul. Ja aitäh veel kord, et selline võimalus üldse on, et te selliseid debatte teete. Endast rääkides, mina olen õppinud majandust Tartu Ülikoolis ja EBS-is ja olen töötanud umbes 10 aastat tippjuhina ja 12 aastat poliitikas, millest 6 aastat siis 4 erineval ministrikohal, põhiliselt ettevõtlus ja majandus. Ja miks ma kandideerin? Ma kandideerin sellepärast Europarlamenti, et Eestisse, poliitikasse, Eesti elu kujundamisse ma olen panustanud. Ja ma tunnen nii, et mul on oskuseid, võimeid, kogemusi, aga ka endal motivatsiooni panustada Eesti ellu nüüd sellisel moel, et tuua siis ühest küljest Euroopas siia kogemust ja siitpoolt viia sinna kogemust, sest et ma arvan, et see aeg, kus Eesti on olnud õpipoisi rollis Europarlamendis ka, me oleme 20 aastat seal juba olnud, aeg läheb kiiresti, et see on nüüd küll läbi ja juba mõnda aega, et ma arvan, ka meil on sinna palju anda. Ja kui te teate, et Europarlamendi saadikud ei ole sellised, kes lähevad sinna ja kaovad musta auku, nii nagu tihtilugu komisjonäärid, sest nende töö on seista kogu Euroliidu eest, siis Europarlamendi saadikute ülesanne on seista oma riigi eest. Nad lähevad esmaspäeva hommikul, tulevad neljapäeva õhtul ja niimoodi kogu aeg. Et ei unustaks ära, kus nad on ja keda nad esindavad. Euroliit loodi omal ajal eelkõige majandusliiduna, et tööjõud, kaubad, teenused saaksid vabalt liikuda. Te olete seda kindlasti õppinud kõik. Ja nii on see suures osas ju tegelikult jäänud, et kui me räägime täna julgeolekust või rohepöördest, mis on väga olulised teemad ka täna või on juurde tulnud, siis selleks, et neid rahastada, on ju vaja arendada majandust ja ettevõtlust. Et seda te teate ka, et raha ei tule kuskilt panga automaadist. Nii ei tule see ka rohepöördesse ega julgeolekusse, vaid selleks tuleb seda teenida. Ja kui hiljuti tehti Euroopa Liidus küsitlus elanike hulgas, et mis teemad on Euroopa Liidu elanike jaoks täna kõige tähtsamad, siis esimesel kohal olid majandusteemad, sellepärast et majanduslangus on igal pool ja inimeste toimetulek on vähenenud. Ja täna Europarlamendis erinevates komisjonides meie 7 saadikut on ennast ära jaotanud, aga näiteks majanduskomisjonis ei ole mitte kedagi. Ja ometi need otsused, mida tehakse Europarlamendis igapäevaselt nii majandus- sotsiaalpoliitikas, need mõjutavad meid väga. Ja mina leian, et ma olen õige inimene just sinna majanduskomisjoni minema ja aitama läbi selle ka Eesti elu paremaks tegema. Nii et see on minu motivatsioon. Aitäh! Aitäh! Monika Haukanõmm, palun. Tere päevast ka minu poolt. Rõõm siin olla natuke teises rollis kui eelnevad aastad. Endast rääkides. Olen terve elu tegelenud just nende inimestega, kelle hääl väga ei kõla ja valdavalt siis puuetega inimestega. Ning aastast 2010 ka juhtinud Eesti puuetega inimeste koda. See tähendab seda, et väga paljud minu tegevused elu jooksul on seotud olnud kolmanda sektoriga ja hääle andmisega just nendele inimestele. Praegusel hetkel on mul ka veel paar sellist MTÜ-d, kus saab vabatahtlikult kaasa lüüa, näiteks nagu Eesti Paraolümpiakomitee, et meie parasportlased jõuaksid ka Pariisi mängudele ja et teie saaksite ka neid televiisorist vaadata. Sest olümpiamängudega me oleme harjunud kõik, aga paraolümpia on midagi veel sellist, mida me võib-olla ei pane veel väga tähele.
aga õppinud olen sotsiaalteadusi ja Euroopa sotsiaalteadusi Tartu Ülikoolis. On olnud väga paljude aastate jooksul võimalus kaasa lüüa rahvusvahelisel tasandil ja näha, kuidas rahvusvahelised organisatsioonid, sealhulgas ka Euroopa Parlament, töötavad. Mitte Euroopa Parlamendi saadikuna loomulikult, aga vaadates ja võttes vastu ja aidates implementeerida või kanda üle Eesti seadusandlustesse näiteks Euroopa Parlamendis vastu võetud õigusakte. Aga teisalt ka nähes seda, praegusel hetkel olles üks 7 Eesti esindajast Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees, mis muuseas on väga vähe tuntud küll Eestis, aga selle komitee ülesanne on anda arvamusi vastuvõetavatele õigusaktidele, näiteks kas või tervishoiu küsimustes. Siis mulle tundub, et see 3. sektor, tööandjad, ametiühingud ja vabaühendused, et neid liiga palju ei võeta tegelikult selles töös kuulda. Ma olen küsinud Eesti saadikutelt, mitut raportit te olete lugenud, mida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee näiteks on ette valmistanud. Siis esimene vastus on, ei ole, siis ei, kui mul on tegelikult vaja teist arvamust saada, siis mõnikord ma mõned olen võtnud lahti. Aga see selleks. Miks mina kandideerin? Sellepärast, et me siin eelpool kuulsime, et tuleb tegeleda roheleppega, tuleb tegeleda sellega, et kuidas loodust säästa ja ka julgeoleku teemadega ja nagu ütles ka just Urve Palo, majandusteemad. Aga palju vähem on räägitud sellest, mida mina olen õppinud ja millest ma tean ühte-teist, on see sotsiaalsem Euroopa. Ehk siis, et meil ei oleks Eestis palgavaesust, et meie inimestel oleksid samasugused õigused näiteks ravimitele, kui me räägime harvikhaigustest, miks paljudes Euroopa riikides on ravimid paremini kättesaadavad, miks meie inimesed on vähem hinnatud või miks meie ei saa samasugust ravi. Täpselt samamoodi, kui me räägime hooldusest, et me saaksime teie saaksite näiteks tööle minna tulevikus, et ei peaks hooldama, et meil oleks võimalik tagada, et meie inimesed oleksid hooldusega tagatud ja nii edasi, ehk siis sotsiaalõiguste sammas ja tõesti, tööhõive ja sotsiaalkomisjonis täpselt samamoodi ei ole meie esindajaid. Kõikidele meeldib rääkida kaasa välispoliitikas ja sellistel uhketel, tugevatel teemadel, me tuleme hiljem tagasi ka aga räägiks nendel teemadel, tegelikult miks mina kandideerin, ongi rääkida just nendel pehmematel teemadel, mida praegusel hetkel ei kajastata. Nii, anname nüüd sõna ka Anti Poolametsale. Aitäh! Mina olen erialalt jurist, olen teise erialaga ajaloolane, olen aastaid õpetanud politseinikke, Sisekaitseakadeemias vanglaametnikke, maksuametnikke ehk hästi palju riigiametnikke. Kolisin Tallinnast ära Lääne-Virumaale elama 10 aastat tagasi, et elada looduse keskel, saaks hobuseid kasvatada, saaks lapsed looduse ligidal olla, ehk siis ma saan vaadata Eesti elu täitsa väiksest külast või siis Tallinnast. Ja need on väga erinevad vaated Eesti elule. Et Tallinnas võib tekkida petlik tunne, et kõik on nii äge ja nii korras, seda ma maal ei näe mitte. Maa lihtsalt tühjeneb, inimesed kolivad näiteks Soome ja mujale, koolid lähevad kinni, pilt ei ole sugugi roosiline. Aga keegi peab ju seda elu üleval hoidma ja see on seotud ka Euroopa Liidu poliitikatega. Nüüd ma mõtlesin, et mida mina tegin teie vanuselt. Mõnes mõttes on paras aeg poliitika vastu huvi tunda, kuigi ma ei poolda seda, et antaks valimisõigus liiga varakult inimestele, aga huvi tundmise aeg on absoluutselt õige. Et mina olin 17, kui ma olin Rahvarinde asutajaliige oktoobris 1988, kõige nooremaid, ma arvan, siis Eesti Kongressi valimiste korraldamise juures ja 91. aastal ka pidin kaitseliitlasena vaatama, millised näevad välja Vene soomukid. Aga pärast seda ei ole mind kindlasti poliitika maha jätnud ja minu peamine teema on ikkagi see sama, mis oli nii põletav aastal 88, 89, 90, 91 ehk iseseisva riigi olemasolu.
ja Sisekaitseakadeemias ma õpetasin just riigiõigust ja ma olen poliitikaga tegelema hakanud intensiivselt just 2000-ndate alguses, sest minu arvates Euroopa Liit võtab lubamatult palju iseseisvust Eestilt ära. Ja olin ka üks euroskeptikute eestvedaja. Et praegu ma olen siis Riigikogus Euroopa Liidu asjade komisjonis teist koosseisu ja paraku pean ütlema, et kõik see kriitika, mida me tegime 2003 ja hiljem, on täide läinud. 2/3 seadusandlusest tuleb ühistelt institutsioonidelt, ehk üle meie pea paljuski. No, suures osas asjades meil on suurriikidega võrreldes väga vähe sõnaõigust. Ja miks on eriti tähtis kandideerida nendel valimistel, osaleda, sõnumit edastada, et suurriigid tahavad meie viimased iseseisvuse tunnused ära võtta. Näiteks meie otsustusõiguse välispoliitikas, selle ettepaneku tegi Saksa välisminister novembris eelmine aasta, Prantsuse president ja sakslased tegid veel ühe toreda ettepaneku. Võtame veel maksuõiguse ka ära ühisotsustamisse. Ma olen Nõukogude Liitu näinud teie vanuselt, see oli õudne monstrum, see oli lihtsalt õudne, mida meiega tehti. Väga hea. Nii et põhiteema on iseseisvus, aga me jõuame rääkida ka muudel teemadel täna. Suurepärane, aitäh. Nüüd, kus meil on mingisugune üldine arusaam siin kohal viibivatest inimestest olemas, räägikski, te mainisite, härra Poolamets, ka valimisea langetamist. Meil siin saalis on valdavalt 16–18-aastased inimesed, ehk siis täpselt see sihtrühm, keda see küsimus võiks puudutada. Kas võiks saada valida, kas võiks saada nooremalt validada, kas valimisea langetamine on küsimus, millele võiks rohkem tähelepanu pöörata, kas see muutus võiks olla ellu viidud. Ja kui me langetaks valimisiga, siis kes oleks need inimesed või kes peaks vastutama nende noorte harimise eest ja vastavalt siis nendele selle info edasi kandmise eest. Alustaksid samast, Hendrik Terras, mainisite ka ennem, et noored on teie tähelepanu objekt. Jaa, alustan sellest, et Europarlamendi raames on rõõmuudised, küll mitte teile, sest et selleks hetkeks, kui see seadus vastu võetakse, et 16-aastased saavad valima, on aasta 2029 ja siis need, kes käivad praegu siis 6. klassis, saavad valida 2 aastat varem. Eks meil Hanahiga koos oleme seda teemat vedanud Riigikogus ja homme tuleb see esimesele lugemisele komisjoni, et Euroopa Parlamendi valimistel saaks valida 16-aastaselt ja kandideerida 18-aastaselt. Ja ma arvan, et see on ääretult oluline väga mitmest küljest. Et kui ma korra puudutan seda, mis see küsimuse lõpp oli, et kes seda harib, siis ma olen veendunud selles, suheldes ka Saksa kolleegidega, vahemärkus, et Saksamaa enamus liiduvabariikides saab 16-aastaselt hääletada, see tehti 10 aastat tagasi umbes enamus liiduvabariikides ja tuleb välja, et üldiselt 16–18 segment, kes on selle valimisõiguse saanud, on pädevamad otsustama kui isegi järgmised segmendid, kuna ühiskonnaõpetus on tavaliselt 9. klassis, kui ma eksi, ja siis on 12. uuesti. Ehk siis 9. klassis on nende jaoks, kes on 16, on see hiljuti läbitud, ehk siis teil on mingisugune arusaam sellest olemas ja mis on üldine, kuidas maailm muutub, on selles osas, et noored muutuvad kogu aeg targemaks, kuna teie põlvkond on kõik juba üles kasvanud internetiajastul, ehk teil on kogu maailma teadmine on tegelikult telefonis olemas ja teadlikke otsuseid tehakse väga palju ja on ka näidatud seda, et see valijagrupp on teadlik, millest nad arvestavad. Kus see probleem on, Hanah enne puudutas seda, on selles, et üldiselt poliitiline debatt käibki niisuguste küsimuste üle, millega noortel ei ole veel kokkupuudet, on mingid maksupoliitikad, rahandused, toetused, et kuna see debatt läheb sinna auku, siis tekibki niisugune ükskõiksus mõnes mõttes, et need on teemad, mis mind otseselt ei puuduta. Kuna ütleme, üldiselt 25-aastaselt jõutaks sinna paika, kus see puudutab rohkem elu, kui see on rohkem vastutust, siis see rohkem mõjutab ka poliitika inimesi. Aga 16-aastaselt pihta hakata, on ka seda tõestatud, et kui sa käid korra valimas ära, siis sa käid ka edaspidi valimas, see muutub osaks su elust. Ja seda me oleme õiguskantsleriga arutanud, et neid õigused tuleb noortele anda jupphaaval juurde. Eks ma ei seoks seda ära mingi alkoholi piirmääraga või muude noorte õiguste küsimustega,
vaid see ongi jupphaaval tuleb õigusi juurde anda ja 16-aastaselt valimisharjumuse tekitamine on meie demokraatia jaoks üldiselt hea. Ja ma olen sellest täiesti veendunud ja kõik statistika toetab seda, et noored langetavad häid valikuid, ei ole radikaalsed, ma arvan, et see isegi ei ole oluline, kuidas noored hääletavad, sest et me ei saa anda hääleõigust eeldusega, et nad hääletavad kuidagi moodi. Ja üldiselt näitab seda, et noored ikkagi teevad targad valikud ja pigem, mis see muutus on see, et valitakse nooremaid kandidaate, kes ka enda platvormi ehitavad noorte suunal. Mis tähendab seda, et kui need inimesed jõuavad parlamenti, siis on noorte hääl seal rohkem esindatud. Ja üldiselt on, kas ma juba häman pikalt? Okei, ma võiksin, see on üks mu väga südamelähedasi teemasid, ma võiks sellest rääkida tunde, aga ma lõpetan. Proovime edaspidi 2 minuti piiridesse. Aitäh, vabandust. Jätkame nüüd veidikene teiselt poolt, et äkki Anti Poolamets soovib uuesti sõna võtta, et konflikti tekitada, muidugi. See sobib, sest siis ma saan rääkida kohe risti vastupidist juttu. Võib-olla teised jäävad kusagile vahepeale. Ma olen sügavalt veendunud, et see on vale plaan. Nagu ma ütlesin, huviga alustamine, mida varem, seda parem tegelikult, maailma asjade vastu, ühiskonna asjade vastu. Aga ajaloolasena ma tean, kui palju halbu riike on olnud, kui palju nässu aetud riike on olemas, kui palju ka kõrgharidusega poliitikud on võimelised riike nässu ajama. Ma arvan, et Eesti riigiga on ka suhteliselt nässu aetud asjad praegu. Ja välisminister on meil kõrghariduseta ja mitmed teised. Vähemalt välisminister, ma mõtlen, kas meil keegi on veel kõrghariduseta. Aga ma ütlen, et see on karikatuur, kui sul on välisminister kõrghariduseta. Ja siis see on üldine taseme allaviimine arusaama asjadest, et milleks teised käivad 8 aastat ülikoolis, omandavad doktorikraade, milleks? Kui saab minna nalja tegema niimoodi. Aga noortega on väga lihtne. Te olete manipuleerimise objekt number 1 poliitikutel. Teid lollitatakse, petetakse, eksitatakse. Ma olen nii palju näinud seda, ka kohalikel valimistel, kui palju on korruptante ja sulisid poliitikas, kes tuleks vangi pista päeva pealt, eks ole. Rakveres ma käisin ühe suliga kohut, pidin 10 000 eurot maksma, et mul oleks õigus teda nimetada korruptandiks. Ta oli linnapea 10 aastat, ta oli korruptsioonis süüdi mõistetud. Õnneks ma sain siis Tartu ringkonnakohtus õiguse ja ma sain oma 10 000 eurot tagasi ja ma võin igal ajal öelda, et sa oled pätt ja korruptant. Vaat sellised on poliitikud ja nende läbinägemine 16-aastaselt on paganama raske töö. Et teie ülesanne on maksimaalselt ennast harida ja ilmutada ettevaatlikkust igasuguste poliitpättide suhtes. Me teeme seda. Me tahaks siinkohal tänada oma häid ühiskonnaõpetusõpetajaid esipingis. Aitäh. Võtaks Natali Mets, või ütleme Hendrik Terras, kiire vastulause, et kus noored on mingid riike hukka ajanud, siis meil on hiljuti suurepärane näide Poolast, kus demokraatia oli väga suure ohu all ja noored inimesed on need, kes tagasi Poola õigele kursile pöörasid ja demokraatia poole pöörasid, nii et see on väga suur edulugu ja ma arvan, et see tuleb ainult toetada. Aitäh. Nii, Natali Mets. Ja ma mõistan, kust tuleb Poolametsa motivatsioon öelda, et noored on manipuleeritavad ja et noortele ei tohiks anda valimisõigusi, sest et mina usun, et noored ei toetaks sellist poliitikat, nagu Poolamets ja tema erakonnakaaslased viljelevad. Ma olen 100% selle poolt ja seda meelt, et 16-aastane inimene lisaks sellele, et ta on võimeline aru saama, millised kohalikud poliitikud talle sobivad, tema teemasid esindavad. Sama hästi on nad võimelised aru saama, millised poliitikud suudavad neid ja nende teemasid esindada Riigikogu ja Euroopa Parlamendi tasandil. Ja mul on väga hea meel, et me oleme nüüd jõudmas sinna suunda, kus hakkab saama reaalsuseks viimane aeg ja samamoodi nagu ütles ka Hendrik, noored inimesed mitte ei ole manipuleeritavad, vaid on väga targad. Gümnaasiumi lõpuks tegelikult me oleme vaimselt väga-väga võimekad, sellepärast et me oleme 12 aastat hommikust õhtuni väga palju oma aju arendanud ja oma ajuga tööd teinud. On analüüsivõime, on välja kujunemas maailmavaade ja selleks, et noortest saaksid aktiivsed kodanikud ja ühiskonnaliikmed, ongi tarvis anda rohkem õigusi, ongi vaja öelda, et me usaldame teid, me tahame, et te kaasa räägiksite ja
mida nooremad on valijad, siis selge on see, et poliitikud hakkavad oma programme tegema ka selliselt, et need kõnetavad noori inimesi, mis tähendab seda, et ka noorte inimeste jaoks muutub ühiskond paremaks ja selliseks, kus nad soovivad elada, kuhu nad soovivad panustada, kuhu nad soovivad jääda. Nii et kindlasti valimisea langetamise poolt. Aitäh, me vaatame, meil läheb ajaga lihtsalt väga kitsaks. Jah, kiiresti korraks, proua Haukanõmm. Kas kõik me saame ikka vastata või? Kas ei olegi nii, et jah, kõik saame? jah, me peame saama. Just nii. Okei, hästi kiiresti. 13. Riigikogu, mis lõpetas 2019, võttis vastu selle seaduse, kus anti kohalikul omavalitsuste valimistel õigus hääletada 16-aastastel. Mina olin üks Riigikogu liikmetest tol ajal, kes selle poolt hääletas ja ma olin täiesti veendunud, et see on ainuõige otsus. Tol ajal minu laps oli täpselt sama vana ja ma arvan, et ta oli poliitiliselt võib-olla keskmisest teadlikum. Me käisime koos valimas ja me arutasime tema sõpradega ja nad ütlesid mulle, et kas sa saad aru, ema, et see ei ole tark mõte praegusel hetkel. Need noored ütlesid. Mina olin täiesti nagu šokiseisundis ja siis te ei saanud aru, miks te ütlete niimoodi, sest te peaksite saama õiguse. Aga nad ka põhjendasid seda ja nad ütlesidki, et me õpime seda kõike, me oleme teadlikud, aga me ei taha veel, me tunneme, et me võib-olla ei vaja või ei pea veel tunnetama seda survet, et minna ja teha see otsus ära. Me oleme valmis selleks kõigeks. Aga probleem on hoopis selles, et tõesti poliitikud peavad rääkima seda keelt, et kõnetada, et need 18-aastased tuleksid valima, et nad leiaksid üles need programmist, need osad ja need kohad. Ehk siis, ma olen selle poolt hääletanud, aga täna, kui minu käest küsitakse, kas 16 on piisav vanus, siis ma ütleks, et õpetajatel on väga suur surve, teil on väga suur surve, te kasvate, te olete targad ja andekad, aga me ei peaks panema teile veel seda nii suurt vastutust ja survet, seega mina olen selle poolt, et tegelikult võiks jääda see 18. See on valimisõigus, mitte valimiskohustus. Täpselt, Eestis ei ole see kohustus, et igaüks saab ise otsustada, kas ta tahab või mitte. Jaa, aitäh, anname Urve Palole sõna. Aitäh, see on väga huvitav debatt tõesti ja siin sellel medalil on mitu külge ja ega siin lõplikku tõde ju ei ole. Aga lühidalt, kuidas ma näen ja ka Isamaa seda küsimust on, et ühest küljest muidugi ainult vanusega ei tule tarkus. Sa võid olla 16 ja väga-väga hästi kursis ühiskonnas toimuvaga ja 2 korda või 3-4 korda vanem ja ei tea tuhkagi, nõus. Aga üldjuhul siiski see printsiip on, et mida vanemaks saad, sul tuleb kogemusi juurde. Ja kui sul on kogemusi juures, siis sa oled raskemini manipuleeritav, on üks pool. Ja teine pool on see, et võt see sama aeg 16-18, 2 aastat tundub, et mis seal siis on. Aga selle ajaga juhtub selles vanuses väga palju. 30, 32, 40, 42 ei juhtu enam nii palju just selles arengu ja sellises kogemuste omandamise faasis. Ja kui siin oli juttu, et gümnaasiumi lõpuks on inimene ju niivõrd teadlik ja juba valmis otsustama, gümnaasiumi lõpus ei ole enam noored 16. Nad on 18 ja rohkemgi. Ja teine pool, et ühest küljest Eestis praegu, Eesti 200 näiteks ajab seda poliitikat, et võiks kohustusliku kooli iga pikendada. Mina isiklikult toetan seda küll. Aga mul tekib lihtsalt vastuolu, et kui ühest küljest Terras ütles, et me peame noori rohkem usaldama ja andma neile siis võimaluse ise otsustada ja valida, aga teisest küljest ei justkui usalda noori, et nad peavad siis kauem kohustuslikult koolis käima, et nad ei või otsustada, et millal nad selle koolitee lõpetavad, kas see on 16, 18 või vanem. Nii et see on natuke vastuolus. Veel kord, mitte see, et ma ei toetaks kooliaja pikendamist, aga see sõna seadmine. Nii et isiklikult arvan, et vaatamata sellele, et väga paljud 16-aastased tõenäoliselt on teadlikud otsustajad, on tõenäosus, et pigem ei ole siiski suurem ja seetõttu ma ootaks see 18 ikka ära. Aitäh, Hanna Lahe, palun. Jah, no mul on selline tunne endal nüüd täna olles noore inimesena poliitikas, et kuna noorte seas on valimisaktiivsus madal ja ma ei räägi ainult 16-18, vaid räägin ka 18-24 näiteks, kus juures 16-18 on see kõrgem
kui 18–24, aga kuna see on madal ja osad noored ütlevad, et nad ei ole vastutuseks valmis ja võib-olla siis valivad kedagi sellist poliitikut, kes teeb TikTok'e, et siis justkui see kohaldub kõikidele noortele ja lihtsalt ei saa seda vastust anda, samas nagu samad poliitikud ütlevad, et noored võiksid olla aktiivsemad, ühiskonnaelus rohkem osaleda, aga neil ei ole soovi seda õiguslikku alust anda. Et noored on justkui selline abstraktne kogum kuskil, aga ma arvan, et teilegi seal ja on lapsed, minul ei ole, aga siis on ju hea tegelikult lastega rääkida kas või noorte sugulastega või noortega, kes on kuidagi teie elu ümber, et mida nad asjast päriselt arvavad, et noored ei ole kuskil lihtsalt selline abstraktsus, vaid nad on ju siinsamas tegelikult päriselt. Nüüd, et see noortele suunatud platvorm, ma arvan, et ei ole tarvis eraldi noortele suunata platvormi, on tarvis poliitika teha arusaadavaks noortele, teha ideoloogiad arusaadavaks noortele ja pakkuda noortele kui inimestele lihtsalt ühiskonnas mingit muutust, kui sa poliitikuna kandideerid. Et see, et me proovime noori sihtida kui valijaid, ma arvan, et võib-olla see õnnestub siis noortel kandidaatidel ka, aga nagu ma ütlesin, mina ei käinud valimas, sest vanemad inimesed proovisid kuidagi minu häält saada, rääkides teemadest, mis mind ju üldse ei kõnetanud, et selles mõttes mulle tundub see retoorika natukene vastuoluline. Aga ma küsiks ka nende samade poliitikute käest seda, et mis see päris põhjendus siis on, et mis te ütlete noortele, et miks ei võiks valimise kandideerimise iga langetada, et kas nad ei ole piisavalt teadlikud, piisavalt asjalikud, kas nad ei ole piisavalt targad, et see on nagu enesestmõistetav, et noored ei lähe valima, aktiivsus on madal, nad ei tea midagi ja siis me neile seda õigust ka ei anna, aga keegi ei räägi sellest juurprobleemist, see, et noored peaksid olema tegelikult teadlikumad ja siin on tõesti väga suur roll koolil, sest kõigil sugugi ei räägita poliitikast kodus, mis on täiesti okei, aga noor veedab enamus aja tegelikult koolis, kus ta peaks ka need teadmised juba saama, et mina olen täiesti kindel, et noored on valmis ja see ei ole kohustus, see on vabadus. Aitäh, Anne Langer, sõna veel teile ja siis siin lõpus veel paar minutit kiiret vaidlusaega. Ja parempoolsed ka toetavad valimisea langetamist Europarlamendi valimisteks siis 16 aastale ja need kõik argumendid, et noored ei tea, mida nad teevad, see tundub natuke imelik, kui meil riigis on kriminaalvastutus hakkab 14-aastaselt. Et inimene siis on võimeline vastutama selle eest, mida ta teeb, aga ei ole võimeline vastutama selle eest, keda ta valib, et see on väga, väga imelik tegelikult. Nii et loomulikult meie toetame. Teise külje pealt mõeldes seda, et on ühiskonnaõpetus, muidugi on teil võimalik erinevalt poolt saada seda informatsiooni, aga mida teadusuuringud näitavad, on see, et noorte kaasamine neid puudutavates küsimustes on väga-väga oluline, mitte lihtsalt nendega rääkimine, vaid ka päriselt arvestamine. Ja see saab väga oluline olema järgmiseks 5 aastaks Euroopa Parlamendis, sest seal määratakse teie tulevik. On ta siis kliimapoliitika, on ta siis majanduspoliitika. Ja kui te valite, kui saate varemalt valima ja valite ka nüüd, et on valimisaktiivsus suurem, siis teil on alati õigus minna selle poliitiku juurde, keda te valisite, võtta talt nööbist kinni ja küsida, mida sina oled teinud minu heaks, minu tuleviku heaks. Aitäh! Aitäh! Meil on täpselt 5 minutit enne vahetundi, kiired 3-lauselised repliigid, muidu me lihtsalt lõikame läbi. Anti Poolamets, palun. No mulle ei meeldi 3 lause kaupa rääkida, see ongi TikToki tase, millega manipuleeritakse tervet ühiskonda. Vaatame, kuhu me oleme jõudnud, et kõnnin linnas, 1/3 inimesi kõnnib niimoodi, eks, ülekäigu raja. Vaatame iseennast, me kõik oleme mingil määral ühel või teisel astmel telefonisõltlased. Ja nüüd me otsustame oma elu üle riigi saatusel, oi kui targad me oleme. Lihtsalt ülekäigu rajal noored liiguvad, ma vaatan, et ma hüppan autost välja, päästan ta ära, eks ole. Taetakse kohe alla, eks ole. Kus see vastutus siin on? Küsimus on hoopis selles, et iga jumala aasta, mida me saame hariduses juurde, teeb meid targemaks. Kui te 18 olete selgelt targemad, te olete juba ajalooõpetajaga veel midagi tähtsat ära õppinud, et kui palju nässusriike on maailmas olnud, eks ole. Ja see õppimise tase ja teine asi, mida nimetas Urve Palo, kogemused. Iga kogemus, ka negatiivne kogemus on õppimine. Ma rääkisin teile korruptiivsest linnapeast. Ta manipuleerib täiskasvanud inimestega, kõrgharidusega inimestega. Et annaks sõna praegu Hendrik Terrasele ning siis Hannah Lahe.
on vastulause Urvele, et kui mu nime siin mainiti, siis minu arvates luua seoseid erinevate noorte õiguste vahel on meelevaldne, sest et kõikidel nendel õigustel on omad tagamaad, et on ka kooli käimise õigus ja õiguskantsler on toonud päris mitu ettepanekut, millega me koos Hanah ja sotsiaaldemokraatidest Anti Allasega hakkame otsa vaatama, et meil on samuti vaktsineerimisõigus, see tuleks üle vaadata, aga juhiõigus, et ma ei ütle, et seal midagi muudetakse, aga neid õigusi tuleb vaadata eraldiseisvana. Et me ei saa neid asju omavahel ära siduda, sest selleks ei ole põhjust, sest igal sellel otsusel on erinevad faktorid, erinevad tagamaad, et kõike seal ühe puuga lüüa minu meelest ei ole õige ja peamegi lähtuma sellest, et järk-järgult tuleb anda vastutust juurde ja järk-järgult tuleb ka kohustusi juurde ja nii areneb meie noored põlvkond arenevad kõige paremini. Aitäh! Hanah Lahe! Jaa, ma tahan seda öelda, et see kandideerimis- või valimisiga, see tegelikult on poliitiline kokkulepe. Et kunagi eelmise sajandi siis algul, kui meil oli veel 2 sellist kogu, ei olnud mitte ainult 1 Riigikogu, vaid oli siis 2 sellist otsustavat kogu, siis kandideerimisiga oli 25 ühte ja vist 40 teise, kui ma ei eksi. Itaalias näiteks samamoodi täna on kandideerimisiga näiteks Europarlamenti 25. 15 Euroopa Liidu liikmesriigis on see vastavalt siis 16 saab valida ja 18 kandideerida. See on poliitilise kokkuleppe küsimus. Et 18 ja 21 või 16, need ei ole mingisugused maagilised arvud. Ei ole ka 18 või 21, et siis sa järsku oled palju kogenum. Et mul on lihtsalt see küsimus, et mida siis tähendab õige valik, mida tähendab teadlik valik. Kas see, kui üks erakond lubab näiteks lõhkuda pensionisamba, teine lubab, et rohehullud parlamendist välja, et kas see ei ole siis valijatega manipuleerimine? Tegelikult, et manipuleerimist saab ju väga erinevat moodi mõista. Ja Anti, lihtsalt ka sinu erakonnakaaslased teevad TikTok, minu arust sa oled ka mõnes TikTokis olnud. Aitäh, anname sõna Anne Langerile. Ja, et selle kohta, et selle arvamuse kohta, et kuidagi tarkus ja vanus on korrelatsioonis, et käivad käsikäes, mida vanem, seda targem, see päris tõsi ei ole tegelikult. Et on tarku inimesi ka noorte seas ja vaatad rohkem kui tihtipeale kui vanemate inimeste seas. Et mina, kes ma noortega töötan, et on väga tark ja väga terav ja enamus inimesi ikkagi, ma ei saa öelda, et nad ei ole võimelised otsustama enda eest või nad on manipuleeritavad, et tarkuse ja vanuse vahel küll meil kindlasti korrelatsioone ei ole ja seda on ka Eesti ühiskonnas näha. Natali Mets, palun. Jaa, et mina isiklikult soovitasin enda perekonnal ja sugulastel valida sotsiaaldemokraate siis, kui ma ise veel seda õigust ei omanud. Ja nüüd käies koolides erinevaid loenguid andmas ja inimestega kohtumas, siis ma ütleks, et kui ma võrdlen ennast 16-aastaselt, mis ei olnud nüüd nii ammu, üle 15 aasta, tegelikult see on päris ammu, ja praeguseid 16-aastaseid, et lihtsalt see nagu teadlikkus, kursisolek teemadega ja ka väärtushinnangud on väga paigas ja palju rohkem, kui oli see minu ajal ja see on arusaadav, sellepärast et infot levib rohkem, see on kättesaadavam. Seega endiselt olen ma seda meelt, et 16-aastased on valmis tegema neid otsuseid ja jutt sellest, et seda kohustust ei saa kellegi õlgadele panna. Esiteks, see ei ole kohustus, see on vabadus ja ma usun, et kui see vabadus antakse ja see võimalus antakse, siis noorte inimeste huvi ka ühiskonna teemade vastu tõuseb ja võib-olla on see hoopis see hirm, mis on siin eelkõnelejatel, et noortel tekib see huvi nii suur ja nad annavadki oma hääle nende poolt ja selliste poliitikate poolt, mida näiteks Anti Poolamets ei esinda. Noorte huvist rääkides teeks kiire rahva küsimuse, kes on siin saalis praegu valimisealine või 18+? Laiastus pooled ja nüüd noored, kes kavatseb valima minna, kes on üldse mõnda valimisdebatti kas või ETV-s kuskil vaadanud või kes on vähegi valimislainel oma mõtetes, käed kõrgemale, me ei näe rahvasest. Vähemalt kolmandik. Selge pilt. Jaa, siinkohal võtame esimese vooru kokku ning nüüd on aeg teha 10-minutiline paus ning siis jätkame juba uute teemadega.
ei, või teeme see on mega ebamugav. ma arvan, 1-2 teemat, siis on läbi. niikuinii läheb üle. Nii, armsad kuulajad, liigume edasi. Saalis viibijad, palume, võtame istet. Nii, nüüd teises voorus on meil siin veel 2 väga huvitavat teemat ning samuti ka kuulajate küsimused. Ehk meil on tarvis liikuda veidikene kiiremini. Me anname teile aega 2 minutit, peale 1 minutit ütleme teile ka ja siis palun tõmmake vaikselt kokku oma sõnavõtt. Ehk siis alustaks majandusteemast. Meil on hetkel siin käimas juba mõnda aega majanduslangus ning jätkuvalt järgmised 5 aastat on see ka tähtsaks teemaks, et millised majandusteemad siis igale ühele teist kõige rohkem muret tekitavad ning kuidas siis neid lahendada. Ja alustame näiteks siis EKRE ja Anti Poolamets. Aitäh küsimuse eest. Selge see, et seesama majanduslangus ongi suurim teema. Ehk siis Eesti kukkumine on Euroopa sügavaim, eksport on kukkunud aasta pooleteisega 20% ja see ei ole lihtsalt sõnad, see on kellegi töökohad. Näiteks maapiirkondades ka palkmajade tootmine, mis on väga paljudele tööd andnud, puidutööstus kukub kolinal. Võrumaal jäädakse sadade kaupa töökohtadest ilma ja seda on palju. Tallinnas võib-olla nii tugevalt tunda ei ole, aga küll ta tuleb. Jaa, aga mis on juurpõhjus? Miks see üldse toimub praegu? Jah, Ukraina sõda on üks katalüsaator probleemidele, aga see on eksitamine, sest energiahinnad hakkasid tükk maad enne tõusma Eestis 2-kordseks ja 10-kordseks, isegi 100-kordseks, kuna börsi kõikumised olid kohutavad. 1 minut. Ja mis nüüd juhtub? Kui me varem suutsime tõesti oma kaupa väikeriigina väga võimsalt müüa Soome ja Rootsi, siis nüüd on see kolinal kukkunud ja seda tunnistab ka Kaja Kallas, sest meie tööjõuhinnad on üsna kõrged ja energiahinnad on kõrgemad kui Rootsis, Soomes ja see tähendab meile väga kõva pauku ja see on seotud rohepöörde kunstlikult tõstetud energiahindadega. Aitäh! Nii, anname sõna näiteks Monika Haukanõmmile. Aitäh! Nagu me teame, siis Euroopa Liit on tegelikult majandusühendus ja sai ta ju alguse söe- ja terase ühendusest, mis tähendabki siis seda, et see majandus on olnud läbivalt väga-väga oluline, et meil oleks areng ja kõik Euroopa Liidu riigid saaksid areneda. Selleks tehakse siis koostööd ja see niinimetatud kaupade ja teenuste vaba liikumine. Aga nagu me teame, ikkagi majanduspoliitika on suuresti liikmesriikide pädevuses ja võimalik reguleerida. Ja millega me peaksime nagu Euroopa Liidus palju rohkem tegelema on see, et riigid ei tegeleks sellega, et läbi erinevate väikeste salauste kuidagi toetada, eelisarendada just sellist nagu oma riigi mingisuguseid sektoreid. Muidugi, kui me vaatame Eesti vaatest, siis meil on ju väga tore, tegelikult me peamegi seisma selle eest, et Eesti riigi majandus areneks ja nii edasi. Aga kui selline tegevus hakkab nagu kahjustama Euroopa Liidu näiteks ühtset arengut, siis sellisel juhul tuleb sellele nagu vastu seista. Ja teine teema on suurte korporatsioonide liigse kasumiga tegelemine, et ei oleks nii, et meil räägitakse siin näiteks praegu sellest hetkel hästi palju pangandusest, pankade üleliigse kasumi maksustamisest ja loomulikult need ülemaailmsed korporatsioonid, kes siin tegutsevad, räägime siin Google'itest ja Amazonidest ja kõigest muust, et need teemad. Aitäh, Urve Palo. Aitäh, 2 minutiga, väga keeruline, aga teen, mis suudan. Siin on 2 külge jälle, üks on Euroopas, mida saab teha, mida saab koha peal teha, et tõepoolest väga palju saab ja peab tegema koha peal, et me oleme lõpuks iseseisvad riigid kõik ja alustades Eestist, punkt 1,
kui energiakriis algas, siis meie valitsus Reformierakonna juhtimisel otsustas, et nemad meie ettevõtjaid ja tööstust ei toeta, et elektri hinda hoida allpool. Kõik teised ümberringi seda tegid. See oli esimene vale samm, selle tulemusena meie tööstus sai kõvasti kannatada, ei ole enam konkurentsivõimes ja see võtabki aega, enne kui siis need esimesed pankrotid tulevad, mis on tänaseks käes. Teiseks, kui on rasked ajad, siis riik toetab, mitte ei takista. Esiteks ei tõsta kaudseid makse, mida Eestis on tehtud, sest et kohe inimesed, kelle sissetulek on väiksem, tarbivad praktiliselt kõik ju ära ja kõik läheb kallimaks, nende rahakotti jääb vähem, saavad endale vähem lubada ja jällegi tarbimine on vähem, kui me vähem tarbime, siis ka saab vähem müüa. Võib mõelda kaudsete maksude tõusule, aga mitte, võib otseste maksude tõusule, mitte kaudsete maksude. Ja mida riik teeb, kui on rasked ajad? Riik panustab hoopiski majandusse, teedehitusse, ettevõtlus toetab ja kõik selline pool, seda teevad teised riigid. See on üldine majandustsüklite tasandamise poliitikaks nimetatakse, et kui läheb majandusel hästi, siis riik tõmbab tagasi ja kui ei lähe, siis vastupidi annab juurde hapnikku. Ja viimane, kui ma tulen Euroopa Liitu, siis kõige suurem asi, mis praegu Euroopa Liitu tasemel on tohtud, on intressipoliitika pankades, et intressid on tõusnud, laenud on kallid nii kodudes kui ettevõtetes. See on, sellest võib pikemalt rääkida, miks see on valesti tehtud Keskpanga poolt. Ja Euroopa Liidu poolt saab kindlasti panustada rohkem ka ühendustesse, teha erisusi, arvestades näiteks Eestigi, et me oleme siin perifeerias. Rohkem vist aega ei ole. Aitäh! Aitäh! Anne Langer! Jah, no see, mis praegu Eesti majanduses toimus, näitab selgelt, et vastutustunne ja vanus ei käi käsi käes, sest see on lihtsalt vastutustundetu. Majanduse probleemid, majanduse on languses, jah, 3. aastat, hinnad tõusavad, kes siin koolis, ma usun, et kõik teil õpetatakse ka majandust, kellel huvi on, et sellist asja tuntakse stagflatsiooni nime all ja seda on suhteliselt keeruline parandada. Euroopa Liit, parempoolsed näevad, et Euroopa Liit peab tagasi pöördama oma algse idee juurde, kus Euroopa Liit on ikkagi vabakaubandusliit, kus on ka tööjõu vaba liikumine. Et ei ole selline liit, kus kuskilt määratakse, kes mida teeb ja kuidas. Et ikkagi peab säilima konkurentsivõime, ka Eesti majanduse konkurentsivõime peab uuesti suurenema. Praeguselt, mis praegu toimub, on ülereguleerimine, tuleb järjest kaela ettevõtetele aruandluskohustusi, millega väikeettevõtetel on väga raske tegelda. Ma olin nädalavahetusel Luige laadal, rääkisin looduskosmeetika tootjatega, kes kurtsid, kui palju erinevaid paberid nad peavad täitma, kui palju peavad nad maksma selle eest, et nad võiksid üldse midagi turustada. Üks toode on 500 €. 45 sekundit. Üldse turule tuua. Et see ei ole vaja reguleerida igat väikest asja, et Euroopa Liidu ülesanne on tekitada võrdsed tingimused kõikidele ettevõtetele ja turg paneb ise tegelikult asjad paika. Ja kui siis tahta midagi teha, näiteks roheüleminekut ja sinna tulevad mingid piiravad tingimused, siis vastavalt peab ka siis toetama ja aitama neid asju üle viia. Aga nagu meil praegu toimub, on ettepanek tehtud, et kas eelistame ühte tehnoloogiat roheüleminekul teist, et sellist asja ikkagi ei tohiks olla. Ja Eesti poole pealt, Eesti peab ise vaatama, suure osa selliseid ülevõlli regulatsioone on Eesti ise üle võtnud, ma olen töötanud 14 aastat läbirääkijana ka Euroopa Liidus ja seal on selgelt näha, kuidas Eesti võtab nagu üle maksimumil kõik asjad, et me ei pea tegelikult oma ettevõtlust niimoodi kiusama, nagu me näeme. Aitäh! Hanna Lahe! Mulle tundub, et me oleme natuke sellises olukorras täna, kui kunagi oli Ameerika Ühendriikide president Barack Obama, siis kõik asjad, mis olid Ameerikas valesti, öeldi selle kohta thanks Obama, et täna me oleme sellises kohas, kus me ütleme aitäh Kaja Kallas, et kõik siin riigis on valesti ja see on tema pärast ja Reformierakonna juhtimisel. Ma olen nõus sellega, et bürokraatiat peab vähendama, see on ka Reformierakonna programmis, see on ka asi, mida ma näen väga palju töötades Euroopa Liidu asjade komisjonis. Need regulatsioonid, ma arvan, nende täitmine ei ole selles mõttes jõukohane, ei ole ka vajalik, et ikkagi ise peab ka laskma ju ettevõtetel tegutseda. Aga see, kui hästi me täidame seda rohelepet ja see, kui hästi ja kiirelt me liigume kliimaneutraalsuse suunas, see on tegelikult konkurentsivõime küsimus majandusele.
kui me vaatame Eestis näiteks põlevkivisektorit, see on juba hääbuv nähtus, sellepärast et see CO2 kvoodi hind on lihtsalt nii kõrge. Et meil on valida, kas me liigume selle reformiga kaasa või siis me jääme niimoodi järgi lohisema ja tegelikult maksame lõpuks selle eest rohkem. Ja kes selle kinni maksab, on ikkagi lõpuks maksumaksja. Ma olen nõus, me oleme täna väga keerulises olukorras, ei ole mõtet öelda, et kõik on hästi, aga just see, kuidas me tegeleme roheleppega, kuidas me seome selle kõikide teiste valdkondadega, see on, ma arvan, üks Euroopa Liidu järgmise komisjoni ja parlamendi koosseisu prioriteetidest, sest ma arvan, miks täna me ei ole selle leppega väga edukalt liikunud ja miks on liikunud võib-olla ka vales suunas, et on näiteks liiga palju ülereguleerimist, on see, et me vaatame keskkonna ja kliima asju kuidagi eraldiseisvana, et need on sellised nice to have, kuskil tegeleme, on mingi rohelepe, aga et kuidas see on seotud majandusega, kuidas on seotud majanduskasvuga, mida see majanduskasv iseenesest tähendab ka nendes uutes tingimustes. Tegelikult roheleppe üks mõte on selles, et see esmase ressursi kasutus siduda lahti majanduskasvust, ehk siis kui me elame planeedil, kus on väga palju selliseid taastumatuid ressursse, millel praegu meie rikkus põhineb, siis see, kuidas me täna toimetame majanduskasvu mõistes, ei ole ju väga efektiivne, et ühel hetkel need ressursid saavad otsa, me peame mõtlema, kuidas lihtsalt natukene targemalt, efektiivsemalt majandada. Siin on ka väga suur roll näiteks ringmajandusel, et kui palju me seda ressurssi suudame kasutada, mitte et me peame pidevalt maa seest midagi välja võtma, vaid tegelikult meil on need ressursid täna juba olemas. Aitäh. Natali Mets. Ja kõigepealt ma toon ühe mõtte, et me räägime hästi palju majanduskasvust, veel paremast elust, veel parematest elutingimustest. Et mina isiklikult küll mõtlen ka selle peale, et ega ma ei ela nii-öelda nagu liiga hästi, et võib-olla ei ole vaja nii palju riideid, võib-olla ei ole vaja nii palju väljas süüa, võib-olla ei ole vaja nii palju laristada. Lihtsalt, kui me räägime majandusest, siis on oluline minu arust tunnetada ka neid piire ja aru saada, et kogu aeg ei pea kiiremini, kaugemale ja ma ei tea, tugevamalt, vaid oluline on silmas pidada nii meie planeedi piire kui ka seda, et oleks tagatud sotsiaalne võrdsus. Nüüd roheline üleminek soosib investeeringuid ja soosib neid investeeringuid ka Eestis. See aitab kaasa majanduse jätkusuutlikkusele, mistõttu taaskord rohelisele üleminekule hoo juurde andmine on väga oluline. Sellega saame me luua uusi tarkasid töökohti. Nüüd nende tarkade töökohtade kõrval on oluline ka teiste tasuvate töökohtade loomise toetamine ja mitte ainult linnades, vaid ka maapiirkondades. Et kõik inimesed tunneksid seda sotsiaalset võrdsust. Lisaks on oluline võrdõiguslikkus, millele näiteks saab kaasa aidata sellega, et teha avalikuks avaliku sektori palgad ja see on ka motivatsioon siis teistele erasektorile palgavõrdsuse tagamiseks. Aitäh, Hendrik Terras. Jah, proua Palo jutt on õige, et raskel ajal tuleb säästa ja investeerida ja heal ajal säästa, et seda saaks raskel ajal investeerida. Kahjuks seda ei tehtud, kui head ajad olid, siis jagati seda raha laiali ja selles ei saa Reformierakonna süüdistada ega Eesti 200 süüdistada, nüüd kus olukorras me oleme, et me üritame seda uuesti sinna sama kursi peale viia. Ja majandus on tsükliline, mis on Eesti mõttes hea, et meie töötus ei ole tõusnud ajaga, vaid ta on isegi langenud. Ehk siis inimesed saavad jätkuvalt tööl käia ja see kindlasti majanduse taastuse mõttes on positiivne. Ja kuna on hästi palju sõltuvad oma avatud majandusega välisturgudest, kui need paraneb meie eluga siin. Et see pilt ei ole tegelikult must. Kui me nüüd natukene zoomime välja Euroopa Liidust või isegi maailma konteksti, siis praeguse hetkel on Euroopa Liit on maailma 3. majandus. Ja kolmandik maailma väärtusest, kogu maailma väärtusest luuakse enamasti 1/3 aladest, ehk siis USA-s, Euroopa Liidus ja siis üldiselt Hiinas ja Indias. Aga tarbida tahab terve maailm. Ehk siis meil on ka Lõuna-Ameerika, meil on Aafrika, kes kõik tahavad seda väärtust tarbida. Ja ma usun ka seda, et mida aeg edasi, sest kuna meil on teadmised, on nendes 3 kõige suuremas majanduses, on sinna töökäsi juurde vaja. Ehk siis väga oluline on Euroopa Liidu jaoks migratsioonipoliitika, et me tooks sisse ka tarku päid, kes aitaks meil seda edasi arendada. See on väga oluline. Ja teisest küljest ka see kliimakokkulepe, et roheenergiale üleminek on oluline, kuna demokraatiaid, kus saab
fossiilkütuseid on maailmas laias 2, on Norra ja USA ja mingi hetk saavad ka need otsa, mistõttu see hind hakkab tõusma ja kui me oleme selle raske ülemineku teinud, kindlasti muutused on keerulised, ka kliimaneutraalse muutus on keeruline, aga kui see on tehtud ja see energia on meil olemas, siis see on väetis meie tulevikule, et me sellesama energiapõhiselt saame enda majandust edasi arendada, kui teised riigid, kes on veel fossiilkütuste peal, hakkavad mõtlema, et kus neil see energia siis tulema hakkab. Ehk siis tasub ees olla sammu. Aitäh! Aitäh teile, me tahaks tänada, see oli eeskujulikult kultuurne voor, väga hästi pidasite ajast kinni. Meil on paraku lihtsalt ajaga kiire, meil on võib-olla võimalus tagasi tulla rahva küsimuste juures, kui siin veel on võimalust rääkida, aga Alice, järgmine teema on? Jaa, räägime nüüd rohepoliitikast, ehk mis teie vaated on, et kas Euroopa Parlament on hetkel rohepööret puudutavaid otsuseid teinud õigesti, teinud piisavalt ja kui mitte, siis mida peaks tegema teisiti? Alustab näiteks Urve Palo seekord. Aitäh! Jaa, seal on juba ka lai teema, et kõik ei saa öelda, ei ole aega, et mis on õieti või valesti, aga ma toon mingid põhiprintsiibid, et kui me rohepöördest räägime, siis väga tähtis on säilitada siin terve mõistus ja selline fokusseeritus. Et ma toon ühe näite. Hiljuti võeti vastu, see puudutab ka rohepööret, Euroopa Liidus üks direktiiv, et aastaks 2050 peaksid olema igal pool Euroopas kõik majad soojustatud. Eestis näiteks tähendab see, ma kirjutasin numbrid välja, 14 000 renoveerimist vajavat kortermaja, 100 000 eramut ja 27 000 mitte eluhoonet. Ja omakorda kolleegide abiga erasektorist arvutasime välja, et mis see siis tähendab. See tähendab seda, et juba kuid tagasi oleksime pihta hakanud ja iga hommik anname ühe maja üle soojustatuna ja õhtul anname teise. Ehk siis, mis ma tahan sellega öelda, et see ei ole tehtav. See ei ole tehtav mitte, et ei peaks maju soojustama. Jah, peaks küll. Aga mõistlikus tempos, mitte käskude keeldudega. Siis kujutage nüüd ette, terve Euroopa hakkab 20 aasta jooksul, 25 aastat hakkab seda tegema. Ei ole materjale, ei ole inimesi ja kui selliseid asju võetakse vastu, et käsuga peab olema, ilma kust tulevad ressursid ja milline plaan, siis see tekitab inimestes Euroopa Liidu suhtes sellist varem või hiljem vastumeelsust. Kui sa saad aru, et absurdsed nõudmised on. Nii et üks asi, mida me peame seal saadikud tegema, olles ka majanduskomisjonis ja mujal, et kui me hääletame, ka selle seaduse poolt osad Eesti saadikud hääletasid muu hulgas, et me hääletame, siis me teame, et me vaatame asjale sisse, et ei tekiks trotsi kodumaal. Aga lühidalt on see, et mis rohepööret puudutab, et rohepööre on kallis, vajalik, aga ta on kallis. Aitäh. Järelikult me peame tegelema majanduskasvuga, raha peab kusagilt tulema. Nii et me ei saa öelda, et kestlik, säästlik majandusareng. Ilma rahata rohepööret ei tee, see on väga kallis, nii nagu julgeolekusse investeerimine on väga kallis. Vajalikud mõlemad, aga rohkem ei jõua. Võib-olla siin nägi Natali Mets. Jaa, et seda ma olen juba öelnud, et nii minu kui sotsiaaldemokraatide jaoks rohevaldkond on üks olulisemaid valdkondi ja üks olulisemaid teemasid, mis järgmise Euroopa Parlamendi koosseisu ees seisab, aga oluline on see, et me ei tohi selle juures unustada inimest, mis tähendab seda, et töökohad peavad säilima, sotsiaalne ebavõrdsus peab vähenema, mitte suurenema, ja me peame tagama ka kohalike kogukondade jätkusuutlikkuse, ehk siis me peame neid kõikidesse protsessidesse võimalikult palju kaasama. Ja mida ma veel tahan öelda, on see, et mina isiklikult olen täiesti kindel selles, et nii nagu Eesti ja peaminister Kaja Kallas on olnud praegu eestvedaja julgeoleku teemadel Euroopas, siis Eestil on võimalik saada liidriks ka keskkonnapoliitikates, kui me seame selle prioriteediks ja ma arvan, et see on üks nendest prioriteetidest, mis meil tuleb seada. Aitäh, jätkab Monika Haukanõmm. Aitäh. Mulle tundub, et kõige tähtsam on saavutada see tasakaal. Me keegi ei vaidle vastu sellele, et meil on vaja kasutada energeetikas rohkem taastuvaid energiaid, et me peame kasutama päikese- ja tuuleenergiat ja nii edasi.
aga kui me nagu lähme sellega üle võlli ja paneme meie Eesti majanduse arengu võrreldes teiste riikidega tahaplaanile, siis kes kannatavad? Lõpuks meie ise. Ka Ursula von der Leyen on tegelikult ju öelnud seda, et Euroopa on väga kõrged nõudmised seadnud, me liigume rohepöördega, see on õige, aga kui me vaatame nagu ka, mis toimub nagu nendes suurtes majandustes ja kui vaadata neid graafikuid, siis vabandust, Ameerika, Aasia, kõik teised lähevad suurte hüpetega Euroopale eest ära ja meil on väga keeruline järgi neile jõuda, sellepärast et me oleme pannud endale väga kõrged nõudmised. Aga siin tuleb leida tasakaal, mitte et sellega ei peaks tegelema, aga lihtsalt silmaklapid peas edasi tormata ja öelda, et me peame ainult sellele fokusseerima, siis me ei jõua tegelikult kuhugi. On räägitud siin ka tõesti taastuvatest ja mitte taastuvatest energiatest. Energiajulgeolek on Eesti jaoks väga oluline ja öelda, et paneme kõik kinni, ärme tee ühte ega teist, näiteks tuumajaama osas me oleme juba ammu hiljaks jäänud nende otsustega, siis me lihtsalt kaevame natuke endale hauda. Aitäh! Aitäh, super! Anne Langer, palun! Jah, rohepööre ja roheüleminek, et ma ei tea, kui siin vaadata, kes siin kõrval, mis erakonnad istuvad, siis nende inimesed on praegu, just lõpetasid küll, aga Euroopa Parlamendis on just need nimelt, kes need eesmärgid ise heaks kiitnud on. Et ma just siin ei saa suurt midagi öelda. Ja need on heaks kiidetud, neid tagasi ei pööra, kas me eitame või jaatame kliimamuutusi, see siin enam ei loe, me liigume selles suunas. Oluline on see, kuidas me teeme seda, ei saa teha rumalat rohepööre, sellist sõna kogu maailm ei tunne tegelikult. Et see on suhteliselt tundmatu. Sõna räägitakse roheüleminekust, et seda ei saa rumalalt teha, seda ei saa teha turumajanduse tingimuses käsu korras, nagu Eestis üritatakse seda teha, teadmiseks, et teised liikmesriigid nii ei käitu. Et tehakse jõuga, pannakse käskusi, keeldusi, ei eelistata ühte tehnoloogiat teisele, praegu selles kliimaseaduse turundusdokumendis, mis välja tuli Kliimaministeeriumist, et seal on ka, et me peame gaasile üle minema energiatootmisel, miks me eelistame üht tehnoloogiat teisele, on täiesti arusaamatu. Energiajulgeolek on oluline, aga turg paneb ise paika, milles seda energiat toodetakse. Et see on oluline on ka see, et me hakkame ikkagi väärindama oma tooraineid. Praegu Eesti, mis on häbi tegelikult, on näiteks metsaressursi, puiduressursi väärindamisel Euroopas tagant kolmandal kohal, tagant mitte eest. Ainult meist halvemini väärindavad oma ressursse Rumeenia, Bulgaaria. Et sinna on vaja kõrgtehnoloogilisi lahendusi, jah, et on vaja ka siis, et säiliks inimeste vaba liikumine, et me saaksime meelitada siia teadlasi, tippteadlasi, tippeksperte, et me seda saaksime arendada, seda valdkonda. Rääkides rahast, mida sotsiaaldemokraadid siin ütlevad, et majanduskasvu pole vaja, Euroopa Liidus, et praegu need 2030. aasta eesmärke täiteseks on vaja 5% kogu majandusproduktist, võrdluseks kaitsekulutused on 3% järgi, aga raha tuleb majandusest, raha kasumist investeeringuteks. Aitäh, sõna võtab Hendrik Terras. Aitäh, ma natukene jälle vaataksin suuremat pilti siin, et miks üldse oluline on. Maakera temperatuur on tõusnud 2 kraadi ja mis tähendab seda, et kõige kuumem koht on ekvaatori peal ja seal muutub elu varsti kõrvestub ja muutub elamiskõlbmatuks, mis tähendab seda, et inimesed hakkavad liikuma pooluste poole. Ja kogu seda arvestades, siis Euroopa peab kindlasti seal teed näitama, kuna me teame, et autoritaarsed riigid süke ei huvita, kuigi tegelikult need riigid on ekvaatorile palju lähemal, et neil tuleb ka see probleem, kui nad midagi ei muuda, tuleb see ka neile tuppa. Ja ma arvan, et Euroopa on väga paljustes nagu kõlbelistes küsimustes, nagu näiteks kogu kliimaküsimus või inimõiguste küsimuses eesrinnas ja seda peab jätkama. Ja see ongi oluline, et aru saada, et miks seda tehakse. See on osaliselt see, et meil oleks taastuv energia, mida me saaks kogu aeg kasutada, aga teisalt ka sellest, et see planeet jääks elamiskõlblikuks, sest inimesi on maailmas väga palju, nad kõik tahavad saada väärtust ja seda väärtust luuakse tihtipeale energia abil.
ja kui meil on võimalik kasutada tuult ja päikest nii palju, kui seda on, Üks minut. ja kindlasti ka salvestust edasi arendada, mis on üks väga oluline valdkond, et me saaksime ka seda tuult ja päikest kasutada siis, kui on pime ja tuult ei puhu, et see on see nagu raskuspunkt hetkel, et see on äärmiselt oluline ka tulevikku vaatavalt, kõik infotehnoloogia kasutab servereid, kõik asjad, mis me seadetes jooksed, kasutavad serverid võtavad väga palju energiat ja see ainult liigub edasi sinna poole ja mingi hetk meil lihtsalt ei piisa muudest ressurssidest, et tuleb vaadata tulevikku nägevalt. Ja sealt tuleb ka see kahvel sisse, et kui sa oled 60-aastane, sa võib-olla ei mõtle aastale 2100, aga kui sa oled noorem, siis sa pead vaatama seda pikema perspektiiviga. Ja ma arvan, et see on hästi oluline aru saada, et miks see kogu asi praegu toimub, on selleks, et ikkagi maakera temperatuuri tõus pidurdada. Sest iga kraad, mis juurde tuleb, siis Eestis mõtlen, väga vahva, meil on soojemad ilmad, aga tegelikult mis juhtub on see, et läheb ilmne ebastabiilsemaks. Et nagu meil on see kevad olnud, üks nädal on 20 kraadi, siis on öökülm ja siis on uuesti 20 kraadi. See on kõik väljend sellest, et maakera temperatuur tõuseb ja see läheb aina nagu kaootilisemaks ja kehvemaks. Aitäh! Super, Anti Poolamets, palun. Ma toon teile häid uudiseid tegelikult. Sellepärast, et ma pean vastutustundetuks selle maailma lõpu paanika õhutamist. See on nii ohtlik. Teate, miks pärast on ohtlik? Sest ma olin ka kooliõpetaja 10 aastat ja õpetasin riigikaitset koolis ja juba 10 aastat tagasi tõusid mõned õpilased püsti ja õpetaja, milleks lapsi saada? Maailmas on niigi palju neid ja et milleks maakera ju hukkub. Et sellel kliimajampsil on lihtsalt tagajärjed. Et siis, kui te ükskord ärkate 15 aasta pärast ja vaadate, et teie ei olegi lapsi saanud ja kui see kliimajama on lõpetatud, siis teil on võib-olla 3 korda vähem lapsi. Eestis on ajaloo kõige madalam sündimus. Just nüüd, ajaloo madalam sündimus. Et sellel on tagajärjed, igal rumalusel on tagajärjed. Ja ma ütlen, et see inimtekkelise kliima soojenemisest saab 100 aasta kõige suurem teadusbluff, pettus ja läbikukkumine. Läbikukkuma võib see hakata aasta pärast. Kuidas? Kui Donald Trump saab Ameerika presidendiks, juhul kui ta saab, siis ta juba eelmisel presidentuuri ajal lõpetas ära need kliimalepingud, hakkas USA-s jälle naftat pumpama, viies nafta hinnad alla, viies USA energiatootmises väga võimekat hulka. See võib aasta pärast juhtuda ja Euroopa konkurentsivõime on nii hale võrreldes USA-ga pärast seda. Ta on juba praegu üsna hale. Kõik maailma suured tehnoloogiafirmad on USA-s. Euroopas on ainult mingisugused, ma ei tea, äpardused, eks ole. Allakäik on väga tõsine. Jah, palun, jätkame. Sõna võtab Hanna Lahe ja siis võtab teema kokku Natali Mets. Küsimus oli vist selles, et kas Euroopa Parlamendi liikmed võiksid rohkem teha või Euroopa Parlament või komisjon ka. No mina arvan küll, et võiksid rohkem teha ja ma arvan ka, et see roheleppe täitmine ei ole täna läinud 100% õigesti, see tuleb tunnistada. Aga see, et me proovime selle roheleppe kuidagi vaiba alla pühkida, see ei ole ka õige. Ja miks see on konkurentsivõime küsimus majandusele? Üks on see, et kui hästi ettevõtjate läheb, teine on see, kui palju majanduslikku kahju kliimamuutus tegelikult toob. See, kui me tegeleme kliimamuutustega, selle roheleppe täitmisega, ma olen nõus eelkõnelejatega, et see läheb väga palju maksma, aga mis läheb väga palju maksma, sadu, võib-olla miljoneid rohkem, miljardeid rohkem, on see, kui me kliimamuutustega ei tegele. Meil on siin paneelis kliimateadlane, kes Anti ütleb, et kogu see kliimateadus on mingisugune suur bluff, no ma ei tea, ma ei oska selle kohta midagi öelda, aga kui rääkida sellest terve mõistuslikkusest, siis vaatame natuke seda reaalset olukorda, et meil on aprillis 25 kraadi, meil on suvel põuad, mille tarbeks tuleb maksta siis põllumeestele, naistele põuatoetust. Meil on väga suur kooreüraski levik, mis mõjutab metsandust väga palju, need kõik probleemid on tulnud kliimamuutustest tegelikult. Et see on see terve mõistuslikkuse mündi teine pool. Ma saan aru, me peame tegelema asjadega realistlikult, meil on tarvis mõjuanalüüse, hinnanguid, mida paljudel juhtudel näiteks ei ole olnud Euroopa Liidu poolt, kui me mingeid otsuseid teeme, kõik on nagu väga kiirustatult toimunud, aga selle mündi teine pool on see, et meil on tõesti kiire, sellepärast et meil on kliimakriis. Ja minul kui inimesel, kellel päriselt on kliimaärevus, on lihtsalt väga nõme kuulda kaaspanelistilt, kuidas see kõik on mingisugune jama. Et kuidas see saab jama olla, ma nimetan neid kõiki reaalseid asju, mis täna juba juhtuvad ja siis Anti ütleb, et neid asju lihtsalt ei ole olemas. No mina arvan, et see ühisosa tegelikult kliima ja keskkonna teemadel on kõikidel erakondadel olemas, et see ei ole teema, kus me peaks üksteisele vastanduma. Ma küsin praegu EKRE esindaja käest, kas teda huvitab puhas loodus,
kas teda huvitab hea elukeskkond, kas teda huvitab tulevate põlvede heaolu. Ma arvan, ta vastab kõigile 3 küsimusele jaa. Aga nüüd, kui ma küsin, kas sa tahad kliimapoliitikaga tegeleda, siis ta ütleb ei. Et see retoorika ei lähe omavahel kokku tegelikult. Läheb küll kokku ja väga hästi läheb, sellepärast, et teie, lugupeetud Annah Lahe, tehke oma esimene peenar. Minul on neid palju, mina kasvatan loomi, mina elan looduses, tegelen aiandusega. Teie tahate meil ainult elektri kinni keerata ja arvata, et see on roheline. Me ei keera midagi kinni, Anti, kui sinul on peenrad, sa kasvatad juurikaid ja kasvatad loomi, sa peaksid olema esimene, kes kliimamuutuste mõju tunnetab. Nii et kui sa neid eitad, see on lihtsalt puhas vale. Kliimamuutus ei ole inimtekkeline, seda mõjutab päike ja vulkaanid. Isegi kui sa seda nii usud, siis see mõjutab ka sinu peenart ja sinu loomist. Anname sõna Natali Mets. Liigume edasi. Okei, me liigume edasi. Siin on kuldne lõpp sellel teemal ja annakski hääle rahvale. Kas kellelgi on kerkinud mõni hea? Jah, palun, noormees. Nüüd, kes veebi teel küsib, siis kuulab, siis küsimus tuli tuumajaamade kohta. Nii, Urve Palo, palun. Energeetikast rääkides, siis sellest on olnud ka juttu, et väga oluline on energeetikajulgeolek, et kui näiteks on veebruarikuu, väga külm on, et meil ka siis on toad soojad. Ja sellepärast on tähtis, et samaaegselt, ma jõuan kohe tuumaenergiani ka, sest see on seotud, et samaaegselt me küll arendame roheenergeetikat ja meil on ühendused ja hüdroelektrit tuleb meile Norrast ja nii edasi, siis sellel ajal, kui on külm, siis me teame, et ja päikest ka tavaliselt ei ole, et ei ole ei päikeseenergiat, tuuleenergiat, järelikult on vaja midagi muud, seda nimetatakse siis selliseks juhtivaks energiaks, milleks täna meil on suuresti põlevkivielekter. Et midagi selle asemel peab olema, et me ei jääks külma kätte ja ka ettevõtted ei jääks ilma elektrita. Nii et väga head alternatiivi tuumaenergiale selles osas ega ei olegi, et selles mõttes mina isiklikult toetan ja sest teine alternatiiv oleks, et meil oleme välja mõelnud, kuidas soodsalt seda tuule- ja päikeseenergiat salvestada, aga me täna seda ei oska. Et seda siis näiteks veebruaris kasutusele võtta, kui oskaks ja see oleks ka normaalse hinnaga, siis oleks see ka alternatiiv. Aga ma tahtsin siin ühe lause öelda juurde sellele, et roheenergeetika on kallis ja et sellest sõltumata peab ikkagi ju sellega tegelema, et kliimamuutused lähevad veel kallimaks maksma, seda keegi ei eitagi, aga ma tahan seda öelda, et rohetemaatikat arendades, et mida ma mõtlesin terve mõistuse juures, on muuhulgas ka see, et võtame selle Eesti näite, et täna on korraldatakse hanget, kus on eraldi hange meretuuleparkidele ja maatuuleparkidele. Kui me teame, et meretuuleparkide ehitamine läheb kordades ja haldamine kordades kallimaks, et miks me ei võiks panna selle ühte hankesse ja kui tuleb või maatuuleparke piisavalt palju, siis ju me saame selle soodsamalt, sest lõpuks, kes selle investeeringu hinna kinni maksab Eesti tingimustes, on tarbija. Aitäh! Kas anname sõna veel Anne Langerile ja siis liigume järgmise küsimuse juurde? Ja ma tahaksin väikse korrektsiooni siin teha, et kliima soojenemine on 1,1 kraadi üle tööstusrevolutsiooni aja keskmise, et mitte 2 kraadi. Aga see on suur vahe, kas pole. Leiutate peast mingeid asju siin. Mida te räägite 2 kraadi? Jätkab Anne Langer, aitäh. Mida te valetate siis, et 2 kraadi? Oma vahel katsuge kokkuleppida. Nende uuringute taga on 10, see on inimtekkeline, nende uuringute taga on 10 000 teadusartiklit. 2 kraadi. Ei ole 2,1. No aga mis ta valetab? Kui te ei tea, et ei ole isegi ametliku teooria järgi. Tuletame EKRE-le meelde, et EKRE oli valitsuses, kui võeti vastu 2030. aasta kliimaeesmärk Euroopa Liidus ja toetas seda. Nii et, aga tuleme küsimuse juurde, et tuumaenergia, kui turg ütleb, et tuumaenergia on parim valik, siis absoluutselt jah. Miks? Sellepärast, et kogu Euroopa on tegemas tuumaenergia renessansi, on loodud väikeste reaktorite allianss ja teised Euroopa riigid liiguvad sinna poole, kui te olete mures tuumajäätmete pärast, siis kaasaegsed viimase põlvkonna reaktoritel seda probleemi ei ole, on tooriumireaktorid.
et sellega ei ole Eesti ja vähemalt parimate geoloogide teadmistel on Eesti pinnas tegelikult üldse parim tuumajäätmete matmiseks, kui seda peaks vaja olema. Tooriumist ei saa ka pommi teha. Aga see hanketingimused ikkagi peaksid olema võrdsed kõigile ja võidab see, kes suudab parimalt pakkuda ja tagada seda julgeolekut, energiajulgeoleku Eestile, et ei saa eelistada ühte tehnoloogiat teisele ja ei ole ka mõtet teha mõttetuid toetusi ühele tehnoloogiale. Aitäh, võtame järgmise küsimuse publikust. Henri Illustrom, jah. Olles sarnane selle eelneva küsimusele energeetika teha valdkonnas üleüldiselt, siis mis oleks Euroopa soovitud viis, kas minna pigem energeetilise iseseisvusele riigisiselt üle või siis just laiendada neid erinevaid ühendusi, mis riikide vahel on, et võib-olla hinnad siis veelgi samastupiksid. Ja veebiteel kuulajatele siis, et küsimus oli, et kas Euroopa Parlament peaks pooldama pigem iseseisvat energeetikat riikides või kuidagi abistama, et oleks rohkem seda ühtset energia tootmist. Nagu energia kandmist üleüldse siis riikide vahel. Kes soovib vastata? Hanna Häe? Kiire lühike vastus on see, et Euroopa Liit tervikuna peaks omavahel tegema paremad ühendused, me oleme ikkagi liitlased lõpuks, aga samal ajal peab iga riik olema ka võimeline ise tagama selle energiajulgeoleku. Siis ongi küsimus, et mis teed pidi me lähme, et mis energialiike me kasutame. Mina iseenesest ei ole tuumaenergia vastane, ma arvan, see on hea energiaallikas. Küsimus on, kas ta siia Eestisse sobib ja mahub. Ütleme, et praegu me oleme võtnud suuna taastuvenergia poole ja nüüd siis hakkame rääkima tuumajaamast või reaktorist, et kuhu see mahub rahalises mõttes, kui palju see läheb maksma, kuidas see sinna võrku mahub, et neid küsimusi on väga palju, aga ma arvan, et mida peavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid natukene võib-olla mõtisklema või oma seda retoorikat kuidagi muutma, on tegelikult see, et energeetika ongi kompromisside küsimus. Et ei ole nii, et näiteks tuum on väga hea, taastuv on väga halb, siis on jälle tuumavastased, ütlevad, et mida me jäätmetega teeme, siis ütlevad taastuva vastased, et aga me matame neid tuulikulabasid. Et igal inimtegevusel, energeetikal eriti on ikkagi keskkonnale väga suur jälg, me peame lihtsalt tegema otsuseid. Täna me oleme sellises olukorras, näiteks Eestis, kus eelmisel aastal ilmus Riigikontrolli raport energeetika teemal ja see algas sõnadega, me tegime 10 aastat tagasi samasuguse raporti, midagi pole muutunud, ehk siis see on poliitilise ambitsiooni küsimus tegelikult, aga ühendused ja energia iseseisvus ka ja loomulikult see, et me ühendame end lahti agressorriikidest ja sellistest riikidest, kes meiega sarnaseid väärtusi ei kanna. Aitäh, me täname Monika Haukanõmm, palun. Jaa, aitäh. Meil on vaja energiasõltumatust, see on kindel, sellepärast ühendused meil peavad olema ja on, aga me teame, et nende ühendustega võib juhtuda midagi, mida me oleme siin näinud eelneva aasta jooksul, kus pahatahtlikult ka neid ühendusi lõhutakse. Kui me oleme ära hävitanud ja lõpetanud varsti meie põlevkivi, siis mingisugune juhitav energia peab meil olema. Tuul ja päike seda kahjuks ei ole, nii nagu me seda väga hästi teame. Seega meil on tegelikult vaja seda tuumajaama, ma olen selle poolt, aga loomulikult ühendused peavad olema, aga sellele lootma jääda me ainult ei saa. Nii, ja Anti Poolamets. Esiteks, nagu me kuulsime, et kes leiavad, et on inimtekkeline soojenemine, nende arvamus erineb 100%. Lihtsalt tulistatakse suvalisi numbreid. Ma professori väidet usaldan rohkem, vähemalt kliimateaduses on see olemas. Aga teile öeldakse, et äkki on 2 kraadi soojenenud. Siin ongi see suur teadus, nagu me näeme teie silme ees. Et sellepärast ma kutsun üles esiteks muidugi kutsuma siia väitlustele ka kriitilisi inimesi, teadlasi, näiteks Jüri Liiv, keemiadoktor, kes kirjutas suurepärase rohepesu käsiraamatu, kõige populaarsem raamat vahepeal, ja seda taheti ära korjata poodides, sest ta räägib seda juttu, mis ei kõlba, ta on keemiadoktor, eks ole. Aga nüüd tuumajaamast, et see on üks väheseid võimalusi üldse normaalse hinnaga energiat tulevikus toota, sest tuulikud on tore täiendus energiatootmisele, ma ei ole sugugi nende vastu, nad on täiendus, aga nad ei taga juhitavat energiat, hea hinnaga energiat, see ei õnnestu paraku, päikesega on meil üldse kehvad lood, nagu teate, et siiamaani ei paista korralikult. Ja lugu on selles, et tuumajaamani läheb vähemalt 15-20 aastat, ehk siis sellel ajal tuleks Eesti majandus ellu jätta, praegu me oleme Euroopa suurimad kukkujad juba, ehk
kui te tahate, et teie vanematel või endal tööd ei ole, siis muidugi võite kaasa hõisata kõigega. Aga praegu on olukord sant, et me peame kuidagi üle elama kuni tuumajaama tulekuni, sest need energiahinnad tapavad meid, investeeringud on miljardeid, sellega te olete nõus, energiasalvestid on miljardid ja ma kardan, et see majanduslangus jätkub veel kaua, kui nii edasi läheb. Aitäh! Küsimus siit eest reast. Mul on üks julgeoleku seotud küsimus. Kas teie arvate, et Euroopa Liit peaks rakendama ühtset kaitsestrateegiat siis riigipõhise asemel? Veebikuulajatele küsimus tuli kaitsestrateegiate kohta, kas me peaks rakendama ühtset kaitsestrateegiat või mitte. Nii, Natali Mets. Jaa, no meie toetame kaitsevoliniku koha loomist, mis tähendakski seda, et on üks roll, kuhu kõik sellega seotud otsused ja eelarvelised vahendid ka otse loomulikult koonduksid. Ja oluline on, et kõikide riikide hääl oleks võrdselt kostuv selle teema puhul, aga ja noh, paratamatult on väiksemate ja sealhulgas Eesti hääl olnud üks tugevamaid ja selline kaitsevoliniku rolli loomine kindlasti muudaks seda olukorda solidaarsemaks kõikide jaoks. Ja eelnev mõte ka väga hea, ma isiklikult ka toetan seda, aga lisaks sellele tuleks mõelda selle, et kõik NATO riigid ja Euroopa Liit suures osas ka kattuvad, siin on eesmärk oleks ka see, et kõik liikmesriigid täidaksid endale võetud kohustusi siis riigikaitsekulude osas, et kõigepealt tuleks alustada sellest, et kindlasti mida suurem on Euroopa Liidus olevate riikide kaitsekulud, seda paremini kaitstud me oleme. Et see liitlaskond on ühtne nagu nii majandus kui ka kaitseküsimustes, et siin ongi tähtis oleks ka muidugi harjutada seda, et ma arvan, et meil on Eestis piisavalt palju liitlasvägesid, kellega koostööd teha, ka edaspidi on eile just üleeile nägime, siis lennukist hüppasid ameeriklased alla, dessantnikud või nende langevarjudega, et kõik see aitab ka selle ühisele strateegiale. Ma arvan, et kindlasti NATO ja Euroopa Liit siinkohal teevad koostööd ja peaks ka rohkem koostööd tegema, et ka seda üldist manöövrit läbi mõelda üle-euroopaselt, et kindlasti seal, mida suurem koostöö on, seda rohkem kaitstud me oleme, eriti siin ääremaas. Aitäh! Et lühidalt ma ütleksin niiviisi, et Euroopa Liit koosneb ju riikidest, et ilma riikideta tal pole olemas, nagu Eestit pole ilma inimesteta. Järelikult iga riik peab panustama, nagunii, ja see 3% SKT-st, mis on läbi käinud ka, et NATO riikidel võiks olla, et igal juhul seda toetame. Aga üldiselt võiks olla küll kaitsevolinik lihtsalt selleks juba, et koordineerida seda, et kus siis näiteks milline sõjatööstus ettevõtte asub, sest et tegelikult on vaja juurde luua võimalusi ise toota, aga siin on koordinatsiooni vaja juba sellepärast. Hanah Läheb. Jah, ega väga palju midagi lisada ei ole. Ma arvan, et see, et Eesti on näidanud väga head eeskuju, et meil väikse riigina me oleme tõstnud selle kaitsekulutuste protsendi 3 peale ja siis on väga paljud suured riigid, kes oma seda protsenti ei täidagi. See on ilmselgelt suur probleem, et alustama peab sealt, aga lisaks sellele jah, et igal Euroopa Liidu liikmesriigil on oma kaitsepoliitika, peab olema ka selline ühtne kaitsepoliitika, see on täna puudu. Ma arvan, et see kaitsevoliniku koht Euroopa Komisjonis võiks seda rolli väga hästi edendada, et mis puudutab ka investeeringuid kaitsetööstusse näiteks, et ma arvan, et see valdkond on praegu katmata. Monika Haukanõmm. Jaa, nõus sellega kaitsevoliniku positsiooniga, 3%-ga, kaitsevõime edendamise ja kõigega, absoluutselt, ma arvan, et meil kellelgi ei ole sellega nagu erimeelsusi. Aga mida ma tahaks öelda, et artikkel 5 on hästi palju räägitud, NATO on ja meie kõige suurem julgeoleku garantii. Aga probleem on natuke selles, et kui meile kallale tungitakse, siis kõik need 30+ NATO riiki peavad sellega olema nõus, et tulla nagu appi. Mida meie nagu arvame on see, et tegelikult võiks luua, nüüd ma ütlen selle sõna, mida enamus ei toeta, on Euroopa armee, ka seda ma ei mõtle nagu, et see on konkureeriv armee mingil NATO-le, kaugel sellest, absoluutselt. Aga selle Euroopa armee all võiks olla selline kiirreageerimiseks kõikidel liikmesriikidel väga kiiresti üksteisele appi tulemuse võimekus. Praegusel hetkel on see nagu keeruline, kuidas neid vägesid liigutada, et kui midagi juhtub, et meil oleks kohe seni, kuni NATO jõuab kohale oma vägedega, sest me teame, et kõikides liikmesriikides ei ole tänasel päeval veel piisavalt NATO vägesid, et meile appi tulla, sest me oleme nii väiksed, et meil on vaja väga kiiresti abi, mitte nädala pärast, kui kõik on oma otsused teinud. Ja viimasena Anne Langer, palun. Jah, et
Euroopa Liidus tõepoolest, et kaitseküsimused on Euroopa Nõukogu otsustada, parlamendil on seal järelevalve roll, aga parlament, mida kindlasti teha saab, on luua ühtsed majanduslikud tingimused kõikidele liikmesriikidele, ka kaitsetööstusele, et kõik saaksid siis samadel tingimustel turul konkureerida ja sellest siis sinna panustada sellesse, et see on hästi oluline, et see tekiks. Et ei toodetaks siis kaitsetehnikat ja laskemoon ainult ühes riigis ja teised on siis nii-öelda vaeslapse positsioonis. Aga ühte asja veel, et Eesti emissioonid on 0,04% maailmas emissioonidest, kasvuhoonegaaside emissioonidest. Nüüd, kui teised riigid mitte midagi ei tee, siis tulevad Eestisse ka kliimamuutuste mõjud nagunii. Isegi siis, kui Eesti viib oma emissioonid nulli täna. Ja see on ka kaitsetööstusele hästi oluline, et tuleb kohaneda nende eelseisvate muutustega, et me peame olema valmis selleks, et teised ei liigu kiiresti ülejäänud maailmas. Hiina emissioonid on 30% maailma emissioonidest, mis tähendab, et tuleb valmistuda, tuleb kohaneda, peavad olema teed, mis peavad vastu kaitsetehnikale, see on ka sõjalises hästi olulise sadamad, mis peavad vastu tulevatele muutustele, linnad, kus on hea elada, ei ole kuumalaineid ja nii edasi. Eestis väga vähe pööratakse tähelepanu kohanemisele eelseisvate muutustega. Suur aitäh! Siinkohal paraku on meil aeg otsa saanud ning peame kokku tõmbama. Suur aitäh kõigile poliitikutele, kes leidsid täna aega, et meiega sellel arutelul osaleda. Ma usun, et paljud noored said siit endaga kaasa mõned uued mõtteterad ning võib-olla ka parema arusaama sellest, mis teemad on olulised järgmistel aastatel Euroopa Parlamendis. Mina olen Alice Kangro, minuga oli siin Siim Oskar Ots ja me soovitame kõigil, mõelge oma peadega, minge juunis valima ja aitäh!